kutsun teid vaatama uut Tallinn-Tartu maanteed teise pilguga. See Tallinn-Tartu maantee uus lõik Koselt Ardusse on 12 kilomeetrit pikk. Sealt edasi toimub veel ehitamine Võõbuni. Selle Tallinn-Tartu maantee ehitamiseks avati ja laiendati mitmeid uusi kaevandusi. Soovin teile näidata seda, et mida tähendab üks 12 kilomeetri pikkune 2+2 maantee ehitus lähedal asuvale loodusele. Ma soovisin kritiseerida kedagi või midagi, ma lihtsalt kutsun üles avalikuks diskussiooniks ja lihtsalt näitan seda pilti, mida mina näen siin. Et need alad siin, mis maantee alla läksid, olid enne minu sellised kohad, kus ma sain käia loodust pildistamas ja kus nägi ka erinevaid loome, linde ja ka mitmed vääriselupaigad jäid selle maantee alla. Ehk siis me peame mõistma seda, et mida tähendab üks arendustegevus tänapäeva maailmas. Veel paar nädalat tagasi oli siin see mets alles. Siin on ilus laste mänguväljak ja piknikukoht, lauad, toolid, kus saab istuda ja aega veeta. Milleks oli siin vaja teha lageraie Männi metsas, mis oleks võinud kasvada veel vähemalt 100 aastat kindlasti. Das Licht. Fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen und die Welt zählt laut bis 10. Auf das Gesicht. Sie wird heute Nacht nicht untergehen und die Welt zählt laut bis 10.
about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
see diskussioon võiks endas hõlmata ka sellist mõtte lähenemist, et kui sama palju, kui me võtame nii-öelda kasutusele, sama palju võiks anda siis nii-öelda kaitse alla. Et nii palju, kui meil läks siin maantee alla, sama palju me võiksime ju siin lähedal asuvates piirkondades võtta kaitse alla ja miks mitte võiks ka olla nendeks näiteks mõned kogukonnametsad, mis siis võiks ilma nii-öelda raietegevuseta olla. Et see on jällegi selline mõttekoht, eks ole, et paljudes näiteks Euroopa riikides seda juba ka rakendatakse. Et soovitan samamoodi läheneda ka sellele küsimusele. Soovime arengut, aga teeks selle arengut sedapidi, et see areng ei tähendaks looduse jaoks kadu.